ma lähen ju sinna välja, ma tantsin seal ja siis ma ka kujutan ette, kuidas ma olen 28, kargan ja hüppan seal on ja siis lähed, no võib-olla korraks käid WC-st läbi, siis vaatad, no ei ole 28. No vahet pole, klubis on pime ju. Ja klubis on pime ju. Aga mis on veel, et nende pidutsemistega, no tõesti, meil ei ole aastaid enam niimoodi, et meil läheks nädalavahetust vahele, kus ei oleks kas mingit sünnipäeva kellegil, mingit kuskil, mingit üritust, mingit klubipidu, kogu aeg on mingi üritus, mingi pidu, noh muidugi sõpradega on hästi palju, et me lähme külla kellegile, siis meil on tohutult sõbrad on siis samasugused, et ei küsi nagu Kats, kaua sa siin rokid, et on ka erinevaid punte, no, kes on seal, ei meeldi nii väga pidutseda, noh need ei saagi aru, et kuidas sa jaksad enne. Naiste jutud. Armsad naistejutude sõbrad, täna me räägime sellest, kui kasulik asi on pidutsemine ja igasugune tähistamine ja ükskõik mille tegemine, mis tõstab su tuju ja tekitab sulle tunde, et ma elan täiega. Ja aeg on selleks ka päris soodne, eks ole nii. Mina olen Kristiina Roodes ja mul on külas üks ülitore naine, kes teab pidutsemisest kõike. Tere tulemast Katrin Aaslaid. Tere tulemast. Ehk siis esimest korda on meil mõlemate lüüdnimed Kristinka ja Kats on saades. Ja me räägime pidutsemisest. Ja see on väga oluline teema. Ehk siis kui te praegu mõtlete, et ei tea, kas tasub kuulata, äkki pole ikka tõsine jutt. Ja me ei räägi psühhiaatriast täna, aga usu, see on kasulik ja vajalik ja kui sa jätad selle tähtsa töö pidutsemise tegemata, see läheb sulle kalliks maksma. Just. Räägi mulle, kui kaua sina oled pidutsemist nautinud? No pidutsemist nautinud selles mõttes, et ma arvan 17. eluaastast saati, aga need on ka erinevad olnud, sest ma esimesele peole, ma mäletan, olin Saaremaal, Kärlal, olin täditütrel külas. Ja siis aknast vaatan õhtul, et rahvas nagu koguneb sinna parki ja siis mõtlen, et mis seal on, ütlen täditütrel, et ma lähen vaatan, et mis seal on, läksin sinna parki ja seal oli disko. Ma läksin täiesti üksinda, ma olin 12 ja ma läksin sinna parki, seal oli kultuurimaja pidu, ma ei saanudki vist sealt uksest kaugemale, kui juba üks linnapoiss võttis rajalt maha, oi tüdruk, kus sa siia said. Siis me kiikusime seal pargis, ehk siis see oli mu esimene pidu. Aga üksi peole minna, see on paljude inimeste jaoks selline kõige hirmsam asi, see on hullem kui hambaarst. Ma olen seda teinud, ma arvan kindlasti 15 korda elus. Kus ma lihtsalt, ma tunnen reedel, mul ei ole kellegiga peol minna, siis mõtlesin, ei ma tahan minna sinna kluppi ja ma lihtsalt võtan takso, ma olen pannud kõrvaklapid pähe ja käin seal peol ära, tellin takso ja tulen koju ja lihtsalt tantsin ennast tühjaks seal peol. Tegelikult on nii mõnus. Mina olen ka see, kes, kui minul on õudne tahtmine minna, siis see mind kunagi tagasi hoia, et mul ei ole kellegiga minna. Kui ma tean, et ma tahan minna, pealegi vaata pidudel on veel see hea omadus, et kui sa oled heas tujus, seal on kõik inimesed, kes tahavad suhelda. See tegelikult juhul, kui sa oled avatud suhtlemise, sa ei ole kauem üksis, kui sina seal kultuurimaa ukse peal on. Üks-kaks minutit. Sa lähed ju sinna peole, esiteks mul on meeletu tutvusringkond, sest ma olen elanud 20 aastat Saaremaal, siis ma juba seal pidutsesin. Kuna mul mees oli ka siis tol ajal, kellel meeldis klubis käia, siis ma tulin Tallinnasse, siis ma olin vahepeal üksinda ja ma sattusin Tallinnas tõesti sellisesse seltskonda, kus need peod olid, nii et kõik need liivapeod, kõik need Hollywoodi Heaven and Hell ja Privé oli mu lemmikklubi ja see oli minu jaoks tõesti selline, et wow, kui äge tulla Saaremaalt ja siis sattuda nagu nii ägedasse seltskonda ja pidutseda. Kui me räägime sellest teemast, siis on üks selline lause, mis ajas meid mõlemaid väga naerma, on see, et väljend pidutsemise aeg, just kui nagu oleks see mingi aeg ette nähtud naistele umbes kuni 21 ja siis oleks see aeg läbi. Mida sina sellest arvad? Ei, no võt on ka erinev ju, et
et kellele ei meeldi pidutseda, nad ei saa sellest üldse aru, Minu meelest ka. et kuidas sa siiamaani jaksad kaitse, et noh, et kas sa nagu tahad näidata sellega midagi, et ma ei ole vana, ma pidutsen või see päriselt meeldib, ma ütlen, et mulle päriselt meeldib, et see on nagu nii äge, et ja meil on sõpruskond ümber selline, kellele ka meeldib pidutseda. Ehk siis selline naer ja lõbu ja noh, see on saatnud tegelikult terve elu mind. Et juba seal hästi suur suguvõsa Saaremaal, siis kõik ju need üritused, sünnipäevad olid meil pikk laud, kõik seal käisime vanaema juures maal. Seal oli siis, vanaisa tegi õlut, siis tehti neid talguid. Ehk siis selline naer, pidu, see oli ju lapsepõlvest saati mul juba. Et võib-olla siis saingi sealt selle pisiku. Tegelikult väga hea nakkus ju. Kasulik pisik. Tead, ma just mõtlesin seda, et vaata, sa näed ju väga noor välja, nii et selles mõttes pidutsin ma jääb inimesed noorena. Aga palju siis aastaid sul on see tants ja trall ja iga päev, pidupäev kestnud? Sest mina ise sain just 49 ja mina küll ei kavatse lähema 50 aasta jooksul pidutsemist lõpetada. No ei iialgi, ütlen selle peale. No võt siis, kui sain sinult selle kõne, ja siis oligi, et millest sa räägid? No millest ma räägin? No mul on eluaeg tõesti võib-olla siis pidu pannud palju, et no võib-olla see on teema siis, milles ma olen kodus on. Räägiks siis sellest ja siis ma just mõtlesin, et alles tehti see podcast, kus rokime 100. Mingi siuke podcast. Et no võt, see oleks täpselt minu teema, et seal võiks küll midagi kaasa rääkida. Aga siis näed lihtsalt hoopis sina. Et jaa, see noh, tõesti siis olid seal 20. alguses need peod Tallinnas. Kõikide klubide, alati kuldkaardid, igale poole sisse ilma järjekorrata, peigmehed siin seal, et see kõik oli ju noh, ei olnud kole ka, tütarlaps ka enne, et see kõik oli ju tegelikult seal väljas äge, et sa said nii palju komplimente, noh õnneks mul siis, kellega ma koos olen elanud, meesterahvad, et õnneks nad ei ole ka kunagi keelanud mul väljas käia. Aga mis siis saaks, kui mõni keelaks? Ma ei tea, ma ei saaks vist. Tead, minu meelest see on natukene selline enesekindluse indikaator võib-olla, eks need on teisi paljusid ka. Kui mees tunneb ennast suhtes nii turvaliselt ja usaldab oma kallist naist, et ütleb, ja ta tahab, näis naine tahab tantsida ja mees näiteks nii palju viitsi, siis ütleb, mine tantsi. Ja see on tegelikult väga okei, siis meil on ka niimoodi, et mulle tõesti väga meeldib ka, kui mu kallim tuleb muga tantsima, aga ta teeb nii palju sporti, ta ei viitsi nii palju. Ja ei, minul ei ole ka õnneks mitte keegi keelanud, ehk siis ma olen saanud käia sõbrannadega ja nüüd praeguse elukaaslasega 20 aastat, temale ka meeldib pidutseda, me oleme üksi pidutsend, me oleme koos pidutsend, et ja kui ma tahan minna sõbrannad, ta ei keela ja mina ei saa ka tal keelata, et noh, et tahad sõpradega minna loomulikult. Jah, no aga räägime nüüd selle lahti, et ühesõnaga, noh, sa ei pea vanust ütlema, aga ütleme, et aastaid on olnud. Vaata, mõnikord jääb kõrvalseisjale, kes oli pidudel käinud, jääb mulje, nagu seal oleksid mingisugused ohtlikud ja pahad asjad. Ehk siis tulevad kõik mehed, hakkavad sulle tegema hirmsaid lähenemiskatseid ja küll sa pead ennast kaitsma. Kuidas päriselt on? No mille eest siis kaitsma? Tahavad suhelda, minu meelest ka. No sellepärast sa ju välja lähedki. Sa otsid ju neid pilke ja tahad seal siis ise silma jääda, no siis otsid nagu kompuuter ju paneb seal väljas, noh kui vabavallaline oled. No aga suhtlus niisama on ka tegelikult jumalast eluterve ja tervislik, see on energiavahetus, sa laed endale nagu nii-öelda värsket kütust peale. Jaa, aga ikkagi noh, mina siis nendel vabavallalistel aastatel, mis mul on kokku võib-olla siis 5 olnud, no siis ikka lähed ju välja selle mõttega, et nüüd ma leian sealt siis selle elukaaslased elu lõpuni. Et noh, ma arvan, et vabad vallalised käivad ju niimoodi väljas. Aga kas peolt leiab? Oled leidnud? Muidugi. Issand, kui elu terve. Ja see jutt on olnud ju terve elu, väljast sa endale kaaslast ei leia. Ma olen ka kuulnud seda. Aga tegelikult
mina olen leidnud kõik enda kaaslased väljast. ongi nii? Yeah. mina ausalt öeldes esimese abikaasaga ma sain kokku ööklubis, ausalt. Ja mina olen 2 saanud kokku. Aga muidugi see eellugu oli see, et me olime nii palju muutunud, aga me käisime samas lasteaias ja lasteaias siis ta oli juba öelnud, et võt selle tüdruku ma võtan endale naiseks.